Palju õnne sulle! Aitäh! Räägi, kuidas see võidusõit möödus? Kogu aeg Johan proovis sinust mööda saada ja pusis seal selja taga. Kuidas sul õnnestus kõik need rünnakud ära kaitsta? Hästi. Kas sa teadsid ka, et seal selja taga selline madin käib? Ei teadnud. Sõitsid lihtsalt oma sõitu kogu aeg? Jaa. Missugune koht siin raja peal sul kõige paremini välja tuleb? Kus siin kõige paremad kohad on? Kõige viimane koht tuleb kõige paremini. Selge. Üks sõit on veel jäänud. Mis sa arvad, kas superfinaalis ja finaalis suudad ka esikoha ära võtta? Jaa. No me jõime sulle pöialt igal juhul. Palju õnne veel kord. Aitäh! Väga pingeline võidusõit oli. Kuidas kogu see möll seal ees otsas käis? Räägi natukene lahti. Natuke raske oli see, et mul oli väike hammakas, et kõik üritasid sirgel mööda saada. No siin põhilised möödasõidukohad, kus sa ise tagasi tegid, oli ikkagi siin stardisirge lõpus, et väga julge pidurdamine või kuidas sealt mööda pääseb üldse? See S-i on vaja sul väga palju kiiremini tulla siis. No ja väikse hammakaga oli hoog üleval, sealt oli hea tulla. Jah. Finaalsõidud on veel ees. Kas kardi juures midagi plaanite muuta ka või läheb täpselt sama kardiga finaali ka sõitma? Ma arvan küll. No nii kindlalt võitu vist iga päev ei tule. 6 sekundit oli vahe teise kohaga. Väga palju. Väga palju, jah. Mis sa tegid seal rajal? Proovisin sõita hästi kiiresti ja ma ei teadnud, et nii suur vahe. Muidu oleks palju rahulikumalt võtnud või? No, Vaevalt küll, jah. no jah. Räägi, kas see on üks suuremaid võite, mis sa saanud oled vähemasti sel aastal? Tuleb sulle meelde, oled sa varem ka 6 sekundiga võitnud? Ei ole. No näed, väga vägev. Palju õnne sulle veel kord. Aitäh. See meil on koguni 2 kiiremat poissi praegu siin kaamera ette tulnud. Tristan ja Patrick kahekesti koos seal ees. See sõit kogu aeg käis. No kõva katmine oli. No pigem oli. Lõpus oli juba jõudis päris lähedale ikka. No tegelikult päris hea on lõpuks olla top 3-s, et pole ju mini kunagi top 3 saanud. No sul oli ikkagi ju Patrick kogu aeg silme ees ja proovisid ikkagi seda möödasõitu ka. No jaa, aga ma ei leidnud seda õiget kohta, kus ma oleks piisavalt lähedal, et nõelata. Kiireim ring ikkagi tuli sinu nimele? Ja no kart ka liigub ja kõik on korras, et on võimalik veel. Patrick, räägi enda nädalavahetused korralikult lahti ja tundub, kõik läks nii nagu soovisid või minema pidi? No kõik läks enam-vähem trennis nagu enamus ajas top 3-s, eks ju, kõige nagu top 3-s. Siis lõpust läks nagu kvali, tulin ühe kümpsiga ja sõitsin kõigile ära. Siis tuli esimene hiid, siis läks stardis ei katnud ja sinna läks nagu see üks võit ja siis sõitsin Konradi taga terve aeg ja ei saanud vahele. Ja siis teine eelsõit ma nagu jälle kukkusin teiseks ja siis viimasel ringil leidsin kohviku kurvis vahel minna. Ja nüüd finaalis lihtsalt sõitsin Essana lõpuni. You had 4 Latvian guys all together and you took the second place. What was going on there? There was a lot of fighting, you know, because first I was like P4 in the start. I held for them. One of the guys went off the track, so I just could go past him. Then the Martin Clappings and Hans Klaus were fighting, and I catched them, and then they had something, and and Hans I think went out and something, and I went up his inside and just overtook him. Okay, but you were lucky to stay on the track, I believe. Yeah, I was lucky because it was a war zone. Thank you and good luck for the superfinals. Thank you. Kuidas rahul oled? Väga. Räägi, mis kõik rajal toimus. No siin oli välja sõita, mitte küll sinul, aga teistel ja sellist, kuidas öelda, võitlust oli kõvasti. Et kuidas seal ees otsas asi käis? Päris hästi. Nikita ja leetlane läksid ees ära. Aga 3-5 seal sai kaklemist ja siis jah. Ja sellest kaklusest välisid võitjana sina? Jah. Kuidas see käis? Kuidas sul õnnestus? Ma ei tea. Mul oli 3. sektor, oli kõigist nii palju parem ja ma tulin kõigile järgi. Ma kasutasin seda niimoodi ära. Kuidas sul see hooaeg läinud on? Praegu on selline pool hooaega selja taga, natuke alla poole on veel ees. Et kuidas sul Estikatel seis on ja oled sa rahul seisuga? Väga rahul. Mul läheb tegelikult päris hästi. Põltsamaal sain 3. koha ka. Poodiumid tuleb nagu Vändrast 100 laudu? No päris pingeline sõit oli, teid oli seal 5 sõitjat järjest rivis, sina olid kindlalt seal ees kogu aeg? No jah, ma olin päris kindel, et nägin, et on seal väike distants minu taga ja oli okei. Ja sõitsin.
natukene raske, ta on väga soe ja selle kostüümiga on natukene raske. Läheb palavaks? Jah. No superfinaalis on ju 2 korda pikem sõit ees, et mida sa teha saad, et seal nii valava ei oleks? No vaatame. Ma arvan, et start peab olla hea ja siis pärast vaatame. Siis tuleb edasi juba lihtsalt ära sõita. No jah, ma arvan, jah. Tundub, et Aravetel oled saanud asjad ilusti klappima, eile võitsid esimese eelsõidu, täna teise samuti ja tuleb öelda, et väga ohtu vist ei olnudki rajal teiste poolt. ei olnud jah. Kuidas siis see sõidu kokku võtad, mis toimus täpsemalt? Ega midagi ei juhtunud, ma olin terve aeg ees ja sõitsin lihtsalt. Oli sul infot ka, mis sinu selja taga toimus, sest et selja taga vahepeal siin üks sõitis kiiremaid ringaegu ringi järel ja tuldi sulle ühel hetkel kaunis lähedale? Ma ei teadnud, ma ei tahtnud vaadata ka. Keskendusid ainult oma sõidule? Jah. Räägi, kuidas sul see hooaeg kulgenud on päris esimesel etapil mäletan, et kogu aeg käisid ebaõnne, aga nüüd tundub, et oled selle õige rütmi leidnud. Kas ise arvad samamoodi? Arvan jah. Mis selle rütmi sulle tagasi tõi? Ma ei tea, ma olen keskendunud rohkem ja ei vaata raja ääres telefoni näiteks ja keskendun lihtsalt sõidule. Ehk et tulid siia ikkagi võidu sõitma, mitte niisama aega veetma? Jah. Jasper Korsooka junior võitja on meie ees, palju õnne! Aitäh! Väga pingeline võidusõit oli, seal kolmik püsis pidevalt koos ja ühel hetkel leidsid nagu ukse, et Aston Asmerist mööda minna. Räägi lahti, mis olukord see täpselt oli? No ma sain parema kiirenduse sinna kõige tagumisse kurvi, metsakurvi. Siis sirge peal olin natuke kiirem, siis panin sirge peal nagu kõrvale kurvis. Ja edasi tuli ainult tegeleda katmisega? Jah. Kas seal ees nagu õnnestus seda oma tempot ka teha või pidid ikkagi kogu aeg jälgima, mis selja taga toimub? No ma tegin suht terve aeg oma tempot. Superfinaal selja taga edukalt ja peaaegu sekundiline vahe teise kohaga. Jah, et sujus hästi ja kiirus oli hea, et oli mõnus natuke rahulikumalt ka, et siin on päris kõva võitlemine, et jah. Kui sa praegust hooaega kokku võtaksid, mis seis on? No raske öelda, et päris palju on ikka veel minna, aga hetkel 2 esimest etappi väga hästi ei läinud, aga noh, et siin ühe etapiga saab nii palju punkte ja et siin hooaja lõpuni on veel ikkagi palju minna. No hooaja lõpuni on 2 etappi ja mõlemad on Laitses. Kuidas see Laitse rada sulle sobib, mis veel ees ootab? Eelmine aasta oli hästi, et päris hästi sobib. Sealt võib veel häid tulemusi oodata küll? Võib küll, jah. Palju õnne veel kord! Aitäh! No näha on, et tööd on tehtud rajal. Pea on päris märg, et väga võimas võidusõit ja kolmik selline tugev kiire seal ees. Kuidas õnnestus konkurendid selja taga hoida? No ma proovin nii palju, kui ma suudan nagu oma sõitu teha, et mentaalselt hoida ennast ja ega lihtne ei olnud, et eilne esimene hiit oli parem, aga midagi hullu ka ei ole, et esimene koht ja saab rahule jääda. No siin esimestel ringidel sõitsid seal ikka teisel kui positsioonile, siis tegid sellise vägeva möödasõidu siin stardisirgega esimeses kurvis. Kirjelda seda momenti, mida sa seal nägid ja mida sa seal ära kasutasid? Ma tegin S-i tegelikult viimasesse, aga ma teadsin, et võib-olla ta seda šikaani nagu et ma nägin juba eelmised ringid, et tegelikult ta neid nii-öelda tagasipöördeid, kus on kõige parem mööda sõita, katab, et siis ma teadsin, et kui võimalus minema ja ära kasutama, muidu tuleb siuke vähe raskem sõit. Sõit on veel ees, see on veel pikem. Mis ootused sellega on? Ma arvan, et prooviks samamoodi oma tempot teha ja kindlasti stardis nagu oleks hea, kui esimesena liikuma saaks ja proovida vahet teha ja keskenduda oma sõidule, et mitte üleliia mõelda nagu teiste sõidu peale, ma arvan. Palju edu sulle ja õnne veel kord. Ja aitäh. Kas nüüd tuleb nii välja, et kõik sõidud sel aastal, kus sa osalenud oled nii Eestis kui välismaal, oled sa ära võitnud? Sel aastal on kuidagi uskumatult hästi läinud, et see statistika on niimoodi, et 8 sõidust 8 võitu, et oleme isegi üllatunud, nii hästi läheb. Võtame 2 nädalat tagasi Lätis tuli samamoodi esikoht. Kui Läti võistlusi võrrelda siin Eesti omadega, siis ütle konkurentsi vahe ja sõitjude vahe on seal väga suur võrreldes meiega? Ei ole, ega see seltskond on enamalt sealt sama, aga ei ole eriti suurt vahet, et seal on lätlased, siin on eestlased, hoog on kõigil sama, et ei ole erinevat. Selge, palju õnne veel kord. Eke väga võitluslik sõit ja teine koht. Räägi lahti, mis seal sõidu alguses juhtus, et kohti kaotasid?
jäin vasakule kinni karpi ja siis oli seal väike avarii ja siis pidin paremalt poolt mööda minema, kas avarii liikus nagu täpselt mulle peale ja siis pidin muru kaudu juurde võtma, nii nagu eelsõidus, peaaegu sama koha peal. No edasi oli ainult nii-öelda kohtade järele edasi võtmine, et see võis päris raju olla. No ega mis mul muud üle jäi. Pidin seda tegema, mis ma pidin tegema. Oli sul nagu usku ka, et sa jõuad veel poodiumile, kui intsident oli ära olnud seal sõidu alguses? Ma hakkasin nagu lugema ja palju rahvast seal ees on, palju sõitjaid on ees. No nii kaugele, need olid kogu aeg kurvi taga, nii et ma lõpuks kaduski järgi ära. Teise koha said? Jah, et mitmest ma pean mööda sõitma, et poodiumile jõuda. Väike lootus oli, et äkki saan, jõuan poodiumile. Igatahes kõrvalt oli väga uhke vaadata kõike seda, mis toimus. Aga tuli nagu teine koht, et see oli tegelikult algne plaan. Kas Priit Sey on võidetav sel aastal? Minu poolt ei ole, ma arvan. Et samas, ütleme, selle nädalavahetusel on tempo üleval ja intsidente, siis hakkabki intsidentega juhtuma. Mis seal ikka, et see käib nagu käsikäes. Meie igatahes raja kõrvalt naudime kõike seda, mida te teete. Aitäh selle eest ja palju õnne! Aitäh!